vinker, lihtsalt kodupublik kohale tulid, siis emotsioon milline, lihtsalt lähed, teed selle asja ära, ükstapuha mis konkurendid on, ei mõtle, Savi lammutab lava peal. Kes ei ole teinud, mõtlevad, kahtlevad, proovige ära, enesetunde pärast, vaat ise. Idee on olnud üks aasta-poolteist ja oleme mõelnud, et võiks Pärnus ka midagi sellist lahedat teha, seda enam, et meil on tehtud see Team Go Fit Pärnus, mis nagu Toppa geenib nii-öelda siis jõusaalisporti ja meie enda võistlejaid on väga palju, eelmine kevad meil saime vist klubide arvestuses karikavõistlustel ju teise koha lausa, et Pärnust on võistlejaid päris palju peale kasvanud ja siis saigi mõeldud, et võiks teha Pärnus ka võistluse, aga see mõte on kuskil. Mina olen seda mõelnud, siin meeskonnast veel, Guido on mõelnud, siin Jana, erinevad inimesed on mõelnud ja siis ühelt maalt kuidagi tuli see nagu vakalt välja, et jõudsime sinnamaani, et aga teeme siis. Ja seda enam, et selle aasta alguses ei olnud nagu päris selge, mis saab Lõuna-Eesti karikavõistlustest ja algajatele oleks võistlust vaja, siis me otsustasime, et teeme. Siis muidugi vahepeal oli mingid segased ajad, et äkki ikkagi Lõuna-Eesti kes tuleb, lõpuks ta ei tulnud. Et ma arvan, et algajatel on väga võimalus. Pärnus polegi ammu võistlust olnud, 10 aastat tagasi. Nii et selles mõttes on väga lahe, arvan. Ettevalmistused sujusid selles mõttes väga hästi, et meil on see tiim väga suur. Meie Spa spordiklubi omad võistlejad, meie tiimiliikmed, nende sumulased, tuttavad. Meil on selline üks 15 meeskond ja tegelikult meeskonna siseselt ülesanded ära jagades oli see ettevalmistus täitsa uus. Selles mõttes, et ei pidanud ülemäära viimasel päeval jooksma hakkama. Nimekirjas on nii palju tuttavaid, et ei oska midagi eraldi välja tuua, aga kindlasti sportlastele ikkagi hoiame meeldivat linnuse. Idee tekkis meil klubi treeneritel, selle ürituse eestvedaja Ramilil ja siis meie teise treeneri Jana Junsonil, et tekkis see idee üldse. Algul oli see suht siuke kaheldav, mõtlesime, et ei tule nagu üldse mingisugust suurt üritust, et võistlejaid ei ole piisavad ja et ei ole asjal nagu pointi. Aga mingi hetk me ikkagi otsustasime, et ai, teeme ära, et mis siin ikka, et tuleb, mis tuleb. Ja selgus, et tuli väga suur üritus. Mis see meid nõudnud on? See nõudnud meid väga palju aega. Esiteks me oleme teinud mingid 4 koosolekut, kus me oleme nagu kokku saanud kõiki asju nagu üksipulgi läbi arutanud, sponsoritega suhelnud, sponsoritega kokku saanud, võistlejate registreerimine, mis nagu läks üllatavalt hästi, kuna meil on siin täna 76 võistlejat. Ja muidugi kogu see tänane üritus siin kohapeal, et hommikul küll 7 olime kõik korraldusmeeskond siin kohapeal juba ja hakkasime asju üles sättima ja siin me oleme. Et kohe ära ei ehmataks neid algajaid, siis tegelikult minu arvates just see algaja täna siit saab sellised võistlused, selle rõõmu, ka selle ju ütleme ausalt selle võidutunde, sest Eesti karikavõistlus, mis on 4 nädala pärast, ei pruugi need tulemused üldsegi ka tänastel võitjatel olla sama roosilised, et sellega tuleb alati arvestada. Nii et ma arvan, et selliseks esimeseks sammuks on see ülioluline, sest minu arvates palju võistlejaid jätab selle esimese sammu selles mõttes nagu tegemata või nagu tahab seda sammu liiga pikka teha. Et mina olen ikka seda meelt, et ka mis mu oma sportlaste ei käis, oli ikkagi see, et alustada võistlemist, saavutada pedestaali koht, võita oma kategooria, võita oma vanuseklass, võita oma kaalukategooria, niimoodi läks see eesmärgi püstitada. Aga täna, ma ütlen ausalt, on kohati nagu tendents on see, et mina ei tea, kas mõnel inimesel kaob reaalsust aju ära või mis, aga
kui me ei saavuta nagu Eesti võistlustel mitte midagi ja me ei saavuta pildiga ütles Läti lahtistel ka mitte midagi, no siis ei ole mõtet minna Arno Klassikule või Mr. Olümpiale võistlema. Et noh, see on nagu minu arvates nagu elementaarne, aga tundub, et kõik ei mõtle samamoodi.